USA president Donald Trump teatas, et ta soovib Ukraina sõja võimalikult kiiresti lõpetada ja talle ei lähe korda, millistel tingimustel see juhtub. Ja siis äkki Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov teatab, et läbirääkimised Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu on tõesti lõppfaasis ja varsti võime kuulda häid uudiseid. Samal ajal sai teatavaks, et Putini esindaja Kirill Dmitrijev lendas kiiresti Ameerika Ühendriikidesse, et pidada läbirääkimisi Donald Trumpi administratsiooniga, just nimelt sõja lõpetamise küsimuses. Paralleelselt nõustusid nii Ukraina kui ka Venemaa, nagu te teate, ülestõusmispühade vaherahuga ning president Zelenski kinnitab, et Venemaa on asunud kasutama strateegilist reservi sõjategevuseks. Kas see kõik vastab tõele? Uurime seda lähemalt. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame selle teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun toetage selle YouTube'i kanali tööd. Seda saab teha rahaliselt annetuse, sponsorluse või tasulise tellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Seal on kõik platvormid, kus seda saab teha. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Ja liiduge ka minu Telegrami kanaliga, Pitši News. Link on samuti selle video kirjelduses. Alustan sellest, et täna kirjutab Briti väljaanne The Guardian, et Euroopas kardetakse, et Donald Trump nõuab Kiievilt territooriumist loobumist kiire võidu nimel. Euroopa diplomaadid on tõsiselt mures Washingtoni retoorika muutumise pärast. Donald Trumpi administratsioon võib juba enne seda sügist Ukrainale survet suurendada. Kuna just sügisel toimuvad USA's kongressi vahevalimised ja Trumpin oma ja kiiret tulemust. Euroopa ametnikud näevad selles ohtu Ukraina suveräänsusele. Washington võib hakata tegutsema agressiivsemalt, kusjuures mitte agressori, vaid selle sõja ohvri vastu. Guardian rõhutab, et sel kuul võivad Kiievisse saabuda Valge Maja erisaadik Steven Witkov ja presidendi väimees Jared Kushner. Muide, ma arvan, et nad saabuvad juba lähiajal, natuke hiljem selgitan miks. Võimalik, et see juhtub järgmise nädala alguses. See saab olema nende esimene visiit pärast uute rahualgatuste algust ning eeldatakse, et nad püüavad, nagu öeldakse, dialoogi taaskäivitada. Siiski suhtutakse Euroopas sellesse visiiti ettevaatlikult ning on oht, et Witkov ja Kushner seavad Zelenski lihtsalt fakti ette. Euroopas tunnistatakse, et olukord Lähis-Idas on olukorda vaid halvendanud. Sõda Iraanis tõi esile sügavad lahkhelid USA ja Euroopa vahel. Ja sellist pinget pole olnud alates venelaste täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022 aastal. Küsitletud ametnike arvates tekkisid vaidlused ja raskused seetõttu, et USA keskendus Iraanile ning vähendas ressursse Ukraina toetamiseks. Lisaks kardab Euroopa jääda Venemaa ohuga silmitsi üksi ning Trump võib tõepoolest lahkuda. Aga mis puudutab seda, et Trumpi saadikud Witkov ja Kushner võivad tulla Kiievisse ja panna Zelenski fakti ette, siis selline võimalus on olemas ja see on väga suur. Nüüd ma selgitan miks. Teatatakse, et Putini saadik Kirill Dmitrijev viibib praegu Ameerika Ühendriikides ja arutab president Donald Trumpi administratsiooni liikmetega rahulepet Ukraina osas ning majanduskoostööd USA ja Venemaa vahel. Asi on selles, et Dmitrijevi visiit toimub enne USA otsust pikendada Venemaa naftale kehtestatud sanktsioonide leevendamise tähtaega, mille kehtivus lõpeb juba 11. aprillil. Ja see küsimus on samuti päevakorras. See tähendab, et Dmitrijev püüab saavutada nende sanktsioonide tühistamise pikendamist, et Putin saaks jätkuvalt naftalt tulu teenida. Mäletate, Scott Besson kinnitas, et see on ajutine otsus, ärge muretsege, vaid umbes kuuks ajaks, sest Lähis-Idas on kriis. Nüüd, kui Lähis-Idas näib olevat vaherahu, on just õige aeg sanktsioonide tühistamine lõpetada, kuid seda võidakse siiski pikendada. Siiski tuleb meeles pidada, et Witkov ja Kushner suhtlesid ka varem Dmitrijeviga ning seejärel esitasid Ukrainale lihtsalt hullumeelseid nõudmisi. Seda tuleb arvesse võtta. Siiski teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et lähiajal toimub 3-poolne kohtumine USA osalusel, et lõpetada Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu, kuid selle kohtumise formaat ei ole veel lõplikult paika pandud. Ja 4. aprillil, tuletan meelde, kinnitas Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov, et ootab Ameerika saadiku visiiti Kiievisse juba pärast lihavõtteid. Ja nüüd vaadake, mis toimub. Nagu öeldakse, jälgige tähelepanelikult.
kogu Ameerika delegatsioon Steven Witkov, Jared Kushner ja USA asepresident J.D. Vance viibivad praegu Pakistanis. Just neil päevil viibivad nad Pakistanis läbirääkimistel Iraaniga. Ja sealt pärast lihavõtteid, pärast pühapäeva suunduvad nad tõenäoliselt Kiievisse. Ehk kogu logistika viitab sellele, et järgmine sihtpunkt on tõesti Kiiev. Nende visiiti on juba välja kuulutatud, kõik klapib. Ja siis äkki annab Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov intervjuu ja ütleb, et rahuläbirääkimised Kiievi ja Moskva vahel liiguvad kokkuleppe sõlmimise suunas. Ja sõja lahendamine Ukrainas võib võtta veidi aega. Budanovi sõnul on läbirääkimisprotsessis Venemaaga edusamme. Budanov on samuti veendunud, et see edasiminek ei veni kaua. Kuigi Budanov ise ei täpsustanud, millest täpselt. Sest avalikult, nagu te teate, pole juba üle kuu aja ühtegi läbirääkimist toimunud. Aga see on avalikult. Ilmselt on olemas ka mitteavalik osa. Ja tõsi Budanovi tsitaat. Kõik ei saa aru, et sõda peab lõppema. Sellepärast nad teavadki läbirääkimisi. Ma ei usu, et see võtab palju aega. Siiani on mõlemad pooled USA vahendusel peetavatel läbirääkimistel hoidnud kinni maksimaalsetest seisukohtadest. Aga nad liiguvad järk-järgult kompromissile lähemale. Venemaal on samuti selge stiimul kokkuleppe sõlmimiseks. Erinevalt meist kulutavad nemad omaenda vahendeid. Need on tohutud summad, juba triljonites. Samal ajal keeldus Budanov täpsustamast, milline võiks välja näha võimalik kompromiss territoriaalküsimuses, mis on läbirääkimiste kõige keerulisem osa. See teeb ettevaatlikuks, aga miks mitte? Ehk siis Budanov ütleb, läbirääkimised on juba peaaegu lõppfaasis, aga ma ei ütle teile, kuidas me territoriaalküsimust lahendame. Ja siin Bloomberg, viidates allikatele Kremlis, tõdeb, et läbirääkimised on ummikusse jooksnud ning pooled on lihtsalt fikseerinud oma seisukohad, mis jäävad üksteise jaoks vastuvõetamatuks. Samaaegselt teatas Zelenski, et venelased on juba hakanud rindel kasutama strateegilist reservi. Selle kohta annab tunnistust Vene väekoondise arvukus Ukraina territooriumil. Kuu jooksul hävitame me sama palju okupante, kui nemad mobiliseerivad, kuid samal ajal kasvab nende väekoondise arvukus Ukraina territooriumil. See tähendab, et meie arvates suurendavad nad oma väekoondist strateegilise reservi sõjaväelaste kaasamise arvelt. See tähendab, et venelased võtavad riski visates lahingusse kõik, mis teil on. Lisaks märkis Zelenski, et venelased tahavad aprilli lõpuks okupeerida Družkivka, Konstantinivka ja Pokrovski. Need asuvad Donetski oblastis. Aga nende jaoks on see võimatu. See on võimatu, kuid see pole esimene kord, kui nad endale mingisuguse tähtaja seavad. Ja nüüd on nad endale sellise eesmärgi seadnud. Ma olen juba rääkinud kohtumises Briti luurega, meil on nendega usalduslikud suhted. Nemadki ei näe võimalust, et venelased suudaksid seda teha. Aga jällegi, asi on selles, et venelased võivad praegu lihtsalt kõik jõud lahingusse visata, et proovida rindel mingit edu saavutada ja seda siis läbirääkimistel survevahendina kasutada. Nii et on väga suur tõenäosus, et lähiajal näeme uut läbirääkimiste vooru. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamused ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, kasutades ükskõik millist annetust, tasulist tellimust või YouTube'i sponsorlust. Kõik lingid ja makseandmed selle kohta, kuidas seda teha, leiate selle video kirjeldusest. Seal ongi kirjas, toeta kanalit Aleksei Betši. Valige endale sobivaim viis. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.